Niimoodi. Tere hommikust kõigile. Rõõm teid näha täna hommikul siin Virumaa TMO info hommikul ja täna natukene jagame teile infot, mis meil siin sügise poole tulemas on turismiettevõtjatele. Siis räägime natukene nõustamisvõimalustest, mida Virumaa TMO pakub ja tänaseks kolmandaks teemaks on siis Purts ja Pruulikoda räägib oma tegemistest, toimetamistest ja kuidas siis koostöövõimalusega saab turismiettevõtjatele või kuidas siis need omavahel saaksid toimida ja koos töötada. Tulemas on siis sügisel septembris meil 2 õppereisi, et võib kuupäevad juba omale kirja panna. 17. september siis Lääne-Virumaale, kus siis teeme ühepäevase õppereisi ja 22–23 september Ida-Virumaal on siis 2-päevane, kuna sinna on natukene, mitte nüüd väga pikk sõit, aga siiski, et saab rohkem külastada ka Ida-Virumaal olevaid ettevõtteid, et täpsem päevakava siis ja mis ettevõtteid kuhu lähme, et see on veel tulemas, siin on mõned kinnitused veel saamises, nii et nii on, aga kuupäevad võib juba julgelt kirja panna, et need on kindlasti nendel kuupäevadel toimumas. Siis nagu te näete, 13. oktoober toimub turismikonverents uues filmilinnakus Jõhvi lähedal Ida-Huubis ja teemaks ongi meil siis nii-öelda filmimaailm. Vot, et selle kuupäeva võib ka julgelt panna kirja. Ka selle kohta päevakava on tulemas, mõned esinejad vajavad veel kinnitust, aga saab olema väga-väga põnev, nii et mina ootan juba põnevusega seda. Ja veel räägin üle, et on jätkuvalt käimas meil Interregi rahvusvaheline arenguprogramm Loomeelamusi. Ma tean, et siit Ahto võttis sellest eelmisel või ütleme 25-26 aastal osa, aga nüüd on meil teine voor käimas. Sinna registreerimine avatud, mõned üksikud kohad on veel jäänud. Aga kui teate kedagi, kes võiks sinna tahta või kes võiks kvalifitseeruda sinna arenguprogrammi, siis julgelt võib infot jagada. Saab minu käest seda infot Viktoria ja Maie käest ka, nii et võib julgelt helistada ja nii edasi, et ankeet on meil kodulehel üleval, seda saab täita ja seda kodulehe linki võib ka jagada, nii et mida rohkemateni see meil jõuab, seda parem on. Ja selleks uudistest ja infost hetkel lühidalt kõik. Ja nüüd siis võtab ekraani üle Viktoria, kes räägib meil siis nõustamiste teemal, et mis, kuidas ja nii edasi. Ja tere hommikust ka minu poolt. Meie tiim siis pakub nõustamist nii alustavale kui ka pikemalt tegutsevale ettevõttele. Ehk siis nii-öelda kõigile, kes soovivad siis arendada oma teenuseid, parandada nähtavust või saada näiteks lihtsalt nõu igapäevases töös. Nõustamine on kõigile tasuta, toimub siis kas veebi teel või siis teie ettevõttes koha peal, et see on selline kokkuleppimise küsimus. Ja lisaks tuleb see nõustamine siis kindlasti ka eelnevalt kokku leppida vastava spetsialistiga siis. Kaspar võib slaidi vahetada, et spetsialiste on meil 6, Maie, mina, Anu ja Kristina tegutseme siis üle kogu Virumaa ja eraldi siis on Olga ja Vladimir, kes siis nõustavad Narva ettevõtteid diginähtavuse ja toetuste võimalustel ja ka turunduse ja klienditeeninduse osas. Kristina käest saab siis nõu küsida Review Pro kasutamise ja tagasiside kohta. Anu siis nõustab ettevõtteid nii, et annab neile kas siis tagasisidet ettevõtjatele peale nende juures testkülastuse tegemist. Mina siis nõustan kõiki nii Puhka Eestis kui Visit Estonia platvormidel ja Maie pakub siis turunduse ja klienditeeninduse osas nõustamist.
Meie kõigi kontaktid on leitavad meie koduleheküljel, kus on ka selle nõustamise kohta natukene täpsemalt kirjas. Ja tegelikult on see hetkel minu poolt kõik. Annan sõna üle siis Purtse Pruulikojale. Nii, aga palun, Innar, ole hea. Tere! Kui keegi midagi soovib vahel, küsige ja rääkige, et monoloogi mulle ei meeldi pidada, aga ma hakkan siit otsast tulema, et see Purtse Pruulikoja lugu siis me oleme nüüd, ma arvan, et palju muidugi teavad juba kindlasti teist Purtse Pruulikojast ja on ka siin käinud, aga alustasime nüüd 10 aastat tagasi juba, jah. Ja tulimegi täpselt, ütleme siia Ida-Virumaale sellepärast, ise meil üks alustaja oli siit koha peal, aga me otsisimegi niisugust huvitavamat kohta brändi jaoks siis, enda toote brändi jaoks ja leidsime siis läbi Anneri siis selle sepikoja siin ja rajasime siia tööstuse või tööstuse, väikse pruulikoja. Etteruttavalt võin öelda, et kui oleks teadnud, kui keeruline ja raske on maal toota ja tegutseda, oleks kindlasti otsus teine olnud, aga asjad on nii kaugele läinud, et nüüd hakkame siis juba nagu ütleme siis siin lähiaastatel laiendama asja. Aga step by step edasi minnes siis jah, et 2016 me soetasime maja, mõtlesime siis koos reklaamibürooga välja siis selle metsiku idakontseptsiooni. Heas mõttes, ma mõtlen, et keegi selle peale nagu solvunud ei ole või pahane, et me oleme kasutanud lihtsalt ära seda Ida-Virumaa niisugust karusust, tööstuslikust ja niisugust, et ütleme, 30 aastat tagasi ta kindlasti ei olnud üldse hea see nimekirjas, aga nüüd Ida-Virumaa siis nagu turistidele või turistikohana, aga nüüd ta on nagu muutunud 180 kraadi, eks ole, mis ta selle ajaga olid ja nüüd on tõesti, et ja ma arvan, et see meie nagu, kui ma lähen siin juba edasi selle pruulikoja need tuurid ja siis see, et kogu see tööstus, turism ja asjad, nagu on ka kaevandusturism siin ja samamoodi, et ma arvan, et mingid teised tööstused on ka kindlasti võivad enda uksi avada ja lihtsalt külalistele näidatagi inimestele, kuidas reaalselt asjad nagu valmivad. Läksin muidugi jube kaugele kohe kuskil, aga Kaspar, mis meil järgmine, kui me lähme sealt selle pildiga edasi, okei, Mekituba. Et meil praegu jah, siis alustasimegi siis selle pruulikojaga. Oli väikene hoone, aasta 2 hiljem siis saime laolaienduse ja enne Covidit saime valmis selle Mekituba pruulikoja kõrvale, mida me siis siiamaani oleme tegelikult hoidnud uksed lahti siis juhul, kui me oleme ise nagu kohal olnud ja kaasamüüki tehes või siis nagu ürituste jaoks välja üürides pinnana. Aga sellest aastast, et kuna nüüd ise kolisin ka siia ja elukaaslasega oleme nüüd hoidnud seda lahti nüüd 3 päeva nädalas suveperioodil. Mis sügisel saab, vaatame, kuna meil on üks väiketegelane ka siin niisugune, kes piirab, ütleme, seda tööaega ja liikumist, et siis ühe päeva nädalas septembrist me kindlasti, aga me hakkamegi rohkem siis nagu võib-olla tegemagi siis mingit niisuguste ürituste laadseid, mitte ürituste laadseid, aga kui hoiame lahti, siis see on seotud mingisuguse üritusega kindlasti. Teeme siis mälumängu, teeme siis võib-olla ongi kellegi teine tuleb mingi külaliskokk ja teeb võib-olla mingi õhtusöögi või nii edasi, et mõtted on nagu niisugune veel lahtised. Aga see jah, et selles suhtes ta on 3 päeva nädalas, me oleme nüüd suveperioodil hoidnud, vaikselt ka kohalik inimene leiab seda, turistid on loomulikult, et kes siit mööda liiguvad ja kes õlut või head saiakest või putsigi tahab, et need inimesed on meid leidnud. Aga loomulikult, et ta nagu niisugune korralikult ennast ka ära hakkaks õigustama ja tasuma, siis on vaja asja nagu laiendada ja natukene suuremalt ette võtta. Aga jah, et lihtsalt lahti hoida, kas või nagu meil neljapäeval ütleme kella 4 siin kella 10 lahti teha, see tähendab ikkagi seda, et selles suhtes see eeldab 3-4 tundi eeltööd ikkagi
ja meil lihtsalt ei ole seda aega ja ressurssi praegu nagu selle kõigiga, noh, ütleme sügisel nagu edasi jätkata, et sellepärast teemegi ühe päeva, aga teekski niisuguse siis nagu ühe tõsise ja korraliku päeva. Need pildid vist isegi on, ma arvan, jah, see on veel nüüd siin avatud talude päevas, kui meil oligi, et nendega ettevalmistus hakkas samamoodi, hommikul kell 3-4 hakkas pihta ja läks õhtutundideni välja ja niimoodi 2 päeva järjest. Külastajaid jätkus mõlemale päevale, küll pühapäev oli muidugi natukene vaiksem. Mis meil järgmine pilt on kasvõi? Tootmine, see ongi jah siis, et meie selle pruulikoja tuuride nagu kontseptsioon on siis järgmine, et inimesed siis tulevad sinna tootmisest sisse, saavad iga inimene saab 4 erinevast õllest koosneva niisuguse, ütleme siis sekseri, 100 milliliitri kaupa. Kui on autojuhid asjad, siis me alati loomulikult asendame need alkovaba toodetega või alkovaba õllega, mis me teeme ka ise. Ja siis räägimegi täpselt sama kogu selle Purtse pruulikoja loost, tootmisest, mida iganes, mis inimesed nagu, see sõltubki täpselt inimestest, nende huvist ja võib-olla gruppidest ja sõltub inimestest gruppidest. Üks hommik pruulikojas lihtsalt pilt jälle. Ja neid tuure me oleme... Terje on ka siin, Terje näiteks Karukela on kasutanud endal külaliste seast ka väga hästi neid ära, et müünud nagu selles suhtes neid pakette edasi ja on inimestel on tegevust, on tegelikult lisandväärtus, mida jälle pakkuda. Et ma arvan, et niimoodi me saame kindlasti ka kõigile teistele kasuks olla koostöös. Nii, vahepeal on... Jah. Vabandust, Olga, ma hüppasin ette, ma ei näinud, sul oli käsi püsti. Aga kui sa rääkisid, et kes on autoga, et nemad saavad alkoholivaba, tegelikult täitsa lastega on sinna hea minna, sest et lapsed saavad ka limonaadi. Nii et algul võib tekkida tunne, et meil peredega pole sinna üldse mõtet minna, tegelikult on küll ja väga hea tagasiside tuleb sealt ka peredega reisijatelt. Aitäh, Olga! Innar, ma hea meelega kutsuks sind osaleda Narva maitse toidulaadal, mis meil toimub 29. augustil Narva linnas ja ma usun, et su õlu oleks väga populaarne ja siis see on ka hea võimalus sulle reklaamida oma nagu lisateenused ja seda tuuri ka. Mida arvad? Ma sulle kohe ei ütle ei ega head, et nagu ma rääkisingi, me tegelikult oleme praegu, ma olen selle tootmisega ka üksinda täiesti seotud, et mulle üks inimene, kes see pikaaegsemalt oli, hakkas nüüd ise ettevõtjaks ja nüüd ütleme suve alguses läks ära. Ja põhimõtteliselt on nagu tunnid on ööpäevas nagu loetud, eks ole. Et ma tean, et ma pean kõigepealt kalendrisse vaatama 27. Ma tean, mul on mingi 2 gruppi on siin ka tuure ja ongi 20 inimest pluss 30 inimest. Kas seal 29, see on vist pühapäevane päev oli, jah? Ma arvan, on või? Laupäev. Et ma pärast poole kas saadan meili või siis suhtleme ja siis ma annan kindlasti teada selles suhtes, jah. Et hea meelega, aga ma tean, et need ongi... Osalemine on tasuta. Okei, aga see, ma saan aru, et osalemine tasuta, aga meil ongi lihtsalt seesamane, et hea meelega käiks ja oleks rohkem teeks, aga selleks ongi vaja seda inimressurssi ka. Et isegi kui ma praegu sinna tulen, et ütleme saman, et komplekt nüüd valmis panna siin kõik, eks ole, ettevalmistused, asjad ära teha, sinna sõita pärast, aga ongi tegelikult ikkagi terve tööpäev läheb nagu ära selles suhtes. Aga loomulikult mõtleme selle peale, jah. Just eelmine nädal käisin ka Narvas, väga tore oli. Lihtsalt jalutamas. Aga see oli meie võidukas lihtsalt. Mul uus nüüd ütleme ka siis pruulikojas partner, üks kohalik Purtse inimene, kellega me hakkamegi, et rohkem nagu siis ütleme kõigepealt hakkame rajama niisugust nii-öelda õlletalu võib-olla siia kõrvale, et meil õnnestus nüüd eelmine aasta siis ka soetada kõrvalt niisugune suurem krunt, kus on siis vana ka küün või vana talumaja. Ja sinna me tahame ikkagi luua, siis seal üritusi korraldada selles küünis ja mingid mõtted on ka niisugust väikese nagu niisuguse õlle võib-olla teemapargi asjana teha, et siis Silveriga.
et need ongi nagu selles suhtes jah, et nüüd meil on nagu võimalust ja ruumi nagu laiendada, et noh, mille pärast ma ennem rääkisin, et tegelikult nagu maal ongi kallis toota asja, aga ongi mahtu on vaja ja inimesi on lihtsalt vaja meile juurde, aga meil ei olnud ennem, kui me selle maa kõrvalkrundi endale soetada saime, meil ei olnud ruumi ja võimalust laiendada tootmist. Nüüd on selle jaoks ka piisavalt oleks võimalusi või on võimalusi ja eks me noh, meil on nagu nii-öelda pikemas või lähemas pikemas perspektiivis ja kõik ka plaanis jah. Sest nii või naa on vaja, loomulikult meie keskendumine jääb ikka see õlle tootmisele, aga kõik muud joogid samamoodi, et ütleme seesamad limonaadid, naturaalsed korralikud, lihtsalt veed, mida iganes, alkoholivaba tooted, alkoholivaba õlled just eriti, et nende osakaalu meil on vaja suurendada, aga noh, limonaadigi me ei saagi praegu teha, et meil on lihtsalt villimistega nendega, meil on seal on ruumipuudus, meil ei ole võimalik jah. Aga me võtamegi nagu selles suhtes praegu nüüd see suvi ongi niisugune nagu üleminekuperiood ja niisugune vaatame, kuidas see on, mis toimub ja esialgsed ütleme nagu tööd on nagu meeletult palju olnud ja see aeg on nagu meeletult kiiresti läinud. Aga kui niisugune vahepeal nagu nii endal peas nagu mingi kokkuvõtteid teed, siis on tegelikult on olnud väga positiivne, et on mille poole nagu edasi minna. Et mingi siht on olemas jah. Väga äge. See küüni mõte ja see õlle talu, ma saan aru, on selline väga äge idee, ma ütleks mulle küll. No on küll, et see küün on ka, et ta on, no meil on ikka väikene mõte, nüüd see september jookseb ka nii kiiresti peale, aga tegelikult septembris on meil selle Toila selle Jaak Saare ja Rainoga, nad on ansambel Aer, eks ole, nendega on kokkulepe, et tulevad, mängivad, teevad muusikat õlle ja söögi eest ja et äkki teemegi niisuguse ühe purtse Oktoberfesti siis. Et väiksemas formaadis, mitte piltlikult öeldes siis nagu piletitega ostnud üritust, ainult mitte lahtist, aga siis ongi juba eelregistreerimisega 50–100 inimest. Sest meil on jah, nüüd ütleme toitlustuse see võimalus ja kõik ka on olemas ja Tallinnas meil enda otseselt nagu seda täppruumi siis ei ole, aga meil on väga hea nagu koostööpartner, kellega me teemegi koos seda Purtse Restot Tallinnas siis. Ja seal on selles suhtes nagu suurepärane ja tõesti kvalifitseeritud kokad asjad ja et tulevad, aitavad ka meid nagu selles suhtes välja jah. Et see on jah, nüüd lähiajal me panemegi nagu siis selle täpse aja ja kava nagu ülesse ja siis üritame nagu neid pileteid ära müüa, et siin nagu ruumi meil on selles suhtes, ruumi meil on, kus nüüd nagu teha siin ja pakkudagi endal. See on see aasta siis juba plaanis? See aasta septembris, jah, et ongi nüüd septembri teine pool, et selles suhtes kooliminekud asjad ära ja küün on loomulikult ilma kütteta, aga septembri teine pool on kindlasti veel on nii soe ja kui on inimesed ka sees ja gaasisoendad ja kõik olemas, et ei ole üldse probleemi. Sest meil tegelikult on meil kogu infra olemas, et meil on köögid, võib-olla tualette asju juurde, aga parkimisplaat, kõik asjad on nagu selles suhtes ongi olemas, et nüüd on vaja lihtsalt otsad kokku panna. Väga äge, ma juba ootan. Väga äge. Nii, aga kui on kellelgi küsimusi tekkinud, siis julgelt võib praegu vahele hüpata, küsida. Ma hüppan vahele, ma lihtsalt tahtsin öelda ka seda, et kui Innar alustas just seda brändi tutvustust ja seda tööstuslikku poole nii-öelda esile tõstmist, ma arvan, et see on nagu mega äge, see ongi julge ja see on nii suur osa Ida-Viru taustaloost ju tegelikult, et hästi äge on ikkagi näha, et ettevõtjatel on ka see julgus ja nad kasutavad seda meie oma lugu ära. Et minu meelest nagu see Purtse bränd on lihtsalt nii hästi välja kukkunud, et hästi äge on näha seda, et meie ettevõtjad nagu nii julgelt seda ka esile tõstavad, et kiidan takka. Mul oli siin mingi aeg tagasi üks klient, kes töötab selles magnetiteha, Narva magnetitehases ja nad rääkis samamoodi, et nad ei tee nagu selles suhtes nagu seda tasulisel versioonil, aga nad isegi naljates mõtlesid, et peaks ka tegema sinna selles suhtes selle formaadi turisme tegema, et nendel ütles, käib hästi palju igasugu organisatsioone ja asju, need kogu aeg tegelikult piltlikult öeldes iga päev teevad niisuguseid neid, aga
kui juba olekski see nagu ütleme, noh, ma muidugi ma ei tea, eks ole, seal see tööohutus ja nii selle osa pealt, aga inimestele, noh, ma ise läheks ka hea meelega, ma oleks nõus selle eest maksma seal 10, 15, 20 eurot, et nähagi, kuidas see asi nagu toimib. Et see on palju huvitavam, et loomulikult on äge on vaadata ka Narva Kinduses seda vanat Raudrüüd või noh, seda näeb ka, eks ole, ütleme Tallinna siis Kikendikökis, mida iganes, aga see samane jah, et noh, Kohtla-Nõmme kaevandusmuuseumit on ainult seal, eks ole, teise kohta sa ei tee seda, et see ongi see Ida-Virumaal sedasama tööstust ja just ma ütlen, nagu kui Narvaski käisime, vaatasin, et tegelikult on väga äge, kõik need tööstushooned saavad ka ägedad olla ilusad, kui nad on puhtad ja viisakad ja ongi värvilised ja see on omamoodi kena. Ja ma arvan, et üleüldiselt võib-olla Lääne-Viru poole pealt ka, et igasugune just see tootmise ja köögi poole näitamine, et tegelikult see ongi ju see, mis inimestele nagu huvi pakub või isegi turunduslikus mõistes ära kasutada just ka seda, et mitte karta näidata, kuidas su köögipool toimib, aga näidatagi neid päris inimesi, kes teevad, rääkida, kuidas tehakse, tuua seda nagu teistele silme ette, sest kui endal on see teefarmeri kogemus Gruusias, siis meie turunduskontseptsioon oli ehitatud puhtalt sellele, et näidata meie igapäevaelu teefarmis ja tänu sellele tegelikult ka tooteid sai müüdud, et ma kindlasti julgustaks, et see ei puuduta tegelikult ainult tootmist, et mis iganes ettevõtmisega tegu on, et turunduslikult just selline hästi lihtne, mitte liiga ülemõeldud sisu, kui seda nagu kuidagi lihtsalt ja soojalt teha, et tegelikult tänapäeval see läheb inimestele veel rohkem peale, kui oleks lihtsalt liiga ära piksitud ja viisakas sisu, nii et julgustan teiste valdkondade inimesi ka just seda köögi poolt näitama, et väga äge. Aga jääme siis Septemberfesti ootama. Minul tekkis üks küsimus küll, et teil on väga põnevad ja huvitavad õlledele nii-öelda nimed, et kust nagu need ideed tulevad ja kust need olete nagu nii-öelda välja mõeld või mis lugu nagu nendega on? No eks nime mõtlemine ongi tegelikult väga raske, et tahaks, et see kirjeldaks kohe, eks ole, ka võib-olla et kõigepealt esmalt ütleme siis oleks seotud selle sama meie kontseptsiooniga, selle metsiku idaga ja siis ta seostuks kuidagi ka annaks edasi selle õlle nagu siis iseloomu võib-olla. Aga need on jah, et eks me tegelikult meil on mingi päris hea nimega, mis tuli, meil on üks nimi on see väikepakendis ei ole, on kiviõll. Ja ta ongi niisugune tumeda mõlu, eks ole, ja sinna juurde, et me selle algul tegimegi ainult vaatidesse, vaatame, kuidas ta nagu on ja kas me hakkame sinna väikepakendisse teda tegema, aga sinna annab juba lugu juurde joonistada või mõelda, et kui muidu pigistatakse välja sealt mingi seda laevaõli, eks ole, siis meie pigistasime õlle välja või mis iganes, on ju. Aga see läheb nagu hästi, see kiviõll läheb selle juba kohaga ja kõige kokku ja industriaal ja metsikidal ka loomulikult. Et eks nendega Sahtmat oli, seda praegu enam ei ole, et seda toodet, et eks meil on praegu nagu jah, selle reklaamikaga siis kokkulepe, et me ise anname nendele hästi palju nagu sisendi ette ja siis nemad panevad nagu paketi lihtsalt kokku, et siis on vähemalt selle etiketi hind on ka nagu mõistlikumad jääb, et kui me anname kõik nendele nagu palume teha, et siis me ei ole nii suured, et me saaks seda lubada endale. Küsin veel, kuidas välisturud? Hetkel ei ole, selles suhtes me oleme müünud igale poole, eks me jupikaupa nii-öelda ühekordse nagu teeme, aga ütleme veel, vaata välismaa turule, sa peaks müüma kogu aeg niisugust erinevat toodet, et uut toodet tähendab, nad ootavad kogu aeg uusi asju, et me pigem oleme nüüd nagu keskendunud endale, et neid samasi põhitooteid, et saaks neid rohkem nagu massidesse lükkada laiemalt. Kui me saame nagu suuremaks, kui meil on võimalusi teha, hea meelega teeks uusi asju ka palju rohkem.
Sest noh, ütleme sedama klassikalist niisugust võib-olla pilsnerit või head IPA-t, eks ole, teeb Itaalia pruulikoda ka ja siis nendel ei ole mõtet lihtsalt seda nagu importida, eks ole, nendel kogu aeg midagi nad tahavad uut saada, et samamoodi nad müüvad, et meie siis distribuutorid, kes meil on nagu olnud, et nad müüvad just need käsitõlle baaridele siis ja seal on, nendel on just tähtis, et alati midagi oleks niisugune kogu aeg muutuv asi, uus asi, jah. Aga noh, loomulikult Euroopa on suur ja selleks on vaja inimesi, selleks on vaja jälle ressurssi ja aega raha, käia festivalidel. Aga õlleturu mõttes nagu ruumi veel oleks, jah? Euroopa mõistes ka muidu? No ikka, loomulikult. Ka Eestis, et kui meie siin toodame ainult aasta 100 000 liitrit, siis ütleme koha peal müügimaht on ju 4-50 miljonit liitrit, et see on nagu selles suhtes piiska. Ja noh, Euroopa mahtudest rääkimata, aga jah, et kõigepealt nüüd ei näe, nüüd me võtsimegi nagu ikkagi nagu selles suhtes, et meil on plaan kõigepealt seda sama siin koha peal kõik asjad nagu korda saada suuremaks ja siis vaatab edasi, et lihtsalt paralleelselt ei jõua nii paljude asjadega tegeleda. Arusaadav, täiesti arusaadav. Väga head ideed ja mõistlikud lahendused, et väga äge on teil. Küsin, on veel kellelgi küsimusi, ideid? Veel midagi tahaks täpsustada, küsida Purtse pruulikojalt? Kõik olete küll oodatud. Jah. Veel augustikuus veel neljapäev, reede, laupäev kindlasti ja siis korra nädalast ka kindlasti, et ikka hoiame päevasi lahti. Aitäh, Hinnar, selle väga põhjaliku ülevaate eest rääkimast. Super luks. Nii, siin veel väike meeldetuletus, et kes infokirja liitunud veel ei ole, siis seda saab kindlasti teha, aga ma usun, et siit seltskonnast vist on kõik liitunud. Ja muud ei olegi. Järgmine info hommik 8. septembril. Pange kuupäev kirja, kõik on oodatud, jagage infot ja nii edasi. Vot. Kohtume jälle. Aitäh teile kõigile siin hommikul osalemast. Aitäh, Hinnar, veel kord ja näeme. Ja nägemist.